on sellel teemal üldse oluline rääkida? Miks sellist kursust on vaja? Tegelikult vanematena me peame justkui vastama mingisugustele kirjutamata standarditele, tegema kõik 10 pallisüsteemis 10 pallile. Ehk et lisaks sellele, et tööalaselt anda endast parim, kodus samuti tegeleda väga erinevate teemadega, on tegelikult vanemaks olemise juures keeruline hoida ja toetada ka lapse toiduvalikuid, eriti kui need mingil hetkel on muutunud justkui selliseks murekohaks või need harjumused selliseks, kust tundub, et kuidas ma nüüd edasi peaksin liikuma. Ja see toiduvalikute ja toitumise teema on justkui midagi sellist, mis tegelikult ühest küljest ongi väga oluline, et laps saaks kõik selle vajaliku, mis tal on arenguks ja kasvuks vajalik. Kõik vajalikud toitained, energiavajadus. Ja see tundub miski, millele keskendudes ma pean teadma väga palju, jälgima väga palju erinevaid aspekte. Jah, ühest küljest see on nii, kuid mis on tegelikult oluline, kui me räägime söömisest ja toidust? Lisaks sellele, et toit peab pakkuma meile vajalikke toitaineid, vajalikku energiat, on tegelikult toit midagi, millega meil on väga, ma ütleks ka emotsionaalne suhe. Miski, mis pakub meile elamusi, mis pakub meile kogemusi, nii häid kui negatiivseid. Nii et lisaks sellele, et ma püüan hoida oma lapse toiduvalikut mitmekesisena, on tegelikult sama tähtis, et ma aitaksin lapsel saavutada ja hoida head suhet toiduga. Nii et selle kursuse jooksul saad sa erinevaid teemasid, erinevaid töölehti, nippe selleks, et ühest küljest toetada loomulikult ja igapäeva sobivalt, argipäeva sobivalt neid võimalusi, kuidas lapse toiduvalikuid mitmekülgseks muuta ning teisest küljest, kuidas toetada lapse positiivset suhet toiduga.